Tere jälle! Täna üritan siis lähemalt rääkida ujukite tasakaalustamisest, rakenduste tegemisest ja võib-olla mõni pisiasi eelmises osas rääkimata, üritaks ka need lahti seletada. Aga nüüd siis lähemalt ujukitest. Võtan katsetamiseks siin ühe 4-grammise ujuki ja näitan, kuidas see õieti tasakaalustada. See on nüüd mõeldud mõõdukasse voolu, vähe kiiremasse voolu, konkreetne ujuk, 4-grammine. Sellega nüüd Bologna ridaga väga kaugelt ei saa püüda, ütleme nii, 15 meetrit võib-olla maksimum viskekaugus. Kuidas seda ujukit tasakaalustada? Esmalt tuleks ujukile valida nüüd sellised rüüsid, millega ujuk liigub, saab liini peale kingitada ja liigub sealt päris tuugalt. Samas ta ei tohi ka väga kõvasti nüüd, et jõuga peate tõmbama parasjagu ja viskeaeg ja haakimisaeg ta seal liinil ka püsiks, ei muudaks oma sügavust. Minule kasutan alati niisugused silikonkummist kumme. Neid saab lõigata vastavalt pikkusele, nii nagu soovite. Need on ülihead asjad. On olemas ka igasuguseid värvilisted, juba valmis lõigatud komplektid hädapärast. Need ajavad asja ära, aga mina neid enam ei kasuta. Tänu sellele, et nad ei ole nii vastupidavad ja võivad püügi tuksi keerata, peate hakkama jälle raskust uuesti rakendama või vahetama. Aga asja ajavad ära. Aga enne kõige jah, need silikonkummid, nad on natukene muidugi kallimad poes, aga see on seda vaeva väärt. Kindlasti soovitaks kasutada neid. Liini peale ma lõikan sentimeetrise riba. See läheb mul liini keskele ja otsa kuskil 1,5 sendine jupp. Ja selle ma jätan nüüd niimoodi, et 2-3 millimeetrit jääks tagumisest sellest vardast üle. See hoiab nüüd seda ujukit rakenduste ja nendega sassi minemast. Et kindlasti kasutage. Kuidas ma nüüd tinad valin, kuna tegemist on 4-grammise ujukiga, siis ma üritan ülesse poole tekitada 45 sendi peale väikse ketikese tinadest ja alla panen 2 ühesuguse raskusega tina 15 sendi tagant ja kõige alla siis natukene kergema. Ütleme kõige alla 0,2, järgmine tina 0,3, 0,3 ja siis palju see ujuk veel juurde vajab, selle jätan keti jaoks. Selleks, et seda protseduuri hästi mugavalt läbi viia, siis ma olen ise omale ehitanud üks aparaadi. Lihtsalt üks lauajupp, siia on mul mõõdulindiga mõõdud peale pandud kuni meetrini. Otsa on üks väike raud keeratud kruvi pandud. Siia ma saan selle aasa taha panna ja saan täpselt soovitud kaugele neid tinasid panna ja hoides samal aeg liini pinges. See on alati oli vanasti. Ma tükk aega jamasin, kuni ma lõpuks ise leidsin omale selle viisi, et äkki mõni võtab omaks ja teeb ka omale samasuguse. Väga hea asi, niisugust asja poest ei saa. See tuleb nüüd puhtalt endal teha. Võtan ühe tamiilirulli siin prooviks 0,118. Selleks nüüd ujukit tasakaalustada, selleks oleks vaja niisugust abivahendit 0 ujuvusega. Neid on kõikides kaubandusvõrgul siin kalapoodidest peaks olema saada. No ma loodan vähemalt, et on. Siia lähevad hiljem tina raskused peale. Kohe näitan. Panen omale kõrvale õige koguse tinasid. See eeldab seda, et
kogu aeg arvestate, palju te siia neid tinasid lisate sinna pärast ujuki kaussi. Nii, nüüd peaks olema sobiv. Nüüd panen need tinad kõik siia kaussi. Väga mõnus, lihtne teha. Saab siin pimedatel talveõhtutel vaikselt omale rakendusi teha, sest minul on neid hästi palju. Aga kindlasti tuleks kõik ujukit dubleerida, siis on hiljem ei pea püügi käigus neid asju üle tegema. Natuke palju sai. Et võtame ühe tina vähemaks. Ujuk peaks nüüd jääma sellisesse asendisse, et 2-3 senti antenni veest. Üldiselt mina olen tasakaalustanud ujukeid sellise antenni pikkuse puhul. See antenni pikkus on siin a la 6 sentimeetrit, et 3 senti jääb veest välja, 3 vette sinna poole peale sedasi. Siis on asi hästi tundlik. Ainuke asi, et nüüd te peate ühe asjaga arvestama, et kui te kasutate hästi raskeid konksusöötasid, siin suuremaid usse midagi, et siis jätke see ujuk kergelt alatasakaalu, et sel juhul see lipsusööt annab sellele ujukile veel raskust juurde. Nii, nüüd on okei. Et siis te saate rahulikult püüda, see ujuk ei vaju teil põhja. Nii, midagi on korras. Panen omal tinad siia laua peale, kuiva paberi peale, patsu peale. Jagan nad õigesse gruppi suuruse järgi, kus mingisse kohta läheb. Kõige väiksem läheb siis siia kõige alla. Nii, on olemas. Seejärel ma panen ujuki liini peale. Üritan hästi kiiresti teha, mitte aega raisata. Peamast prillid kasutusele võtma. Ei näe neid asju, need on nii peenikesed. Nii, on ujuk liini peal. Nüüd peab üle ainult siia tinad lisada. Aga esmalt tuleb teha üks aas, mille külge pärast lips läheb. Selleks mina kasutan niisugust sõlme nagu kutsuvad 8 teda. Väga hea lollikindel sõlm, ei hakka ta jooksma ega midagi. Nii, et selleks see sõlm teha on niisugune väike abivahend. Mul on olemas ka muidugi aparaate nende tegemiseks, aga minul läheb käe vahel, need asjad lähevad oluliselt kiiremini. Ja selle väikse vidinaga on võimalik täpselt ühe suuruseid aasasid nüüd saada. Ma näitan kohe ühe juhtmejupi peale ära, kuidas see sõlm peaks välja nägema, sest nii väikest asja sinna kaamerasse vist ei näe. Nüüd on liin valmis tinade paigutamiseks. Enne näitan selle sõlme veel korra juhtme peale ära, et panete 2 korra üles ja baas, tõmbate niisuguse ringi peale, siis keerate selle ringi ära ja pistate selle aasa siit läbi. Jääb keskele niisugune 8. Ja selle tõmbate kokku. Kui te seda aparaati kasutate, siis peate sellest kohast, panete selle pikem osa läbi, peenem osa sellest kohast siit läbi ja tõmbate kokku, eemaldate selle aparaadi ja pingutate selle sõlme ära. Hästi lihtne, kiire sõlm, samas ei hakka ta jooksma. Nii, tinade panekuks ma panen selle siia oma naela külge, tõmban lipsu pingesse, võtan siit, kui need suuremad tinad, mis lähevad kõige ülesse. Mul on olemas spetsiaalsed niisugused, mulle meeldivad niisugused tangid, kullinokad, peenikeste otstega, siin saab tina ilusti näpuga vahel keerata. Ja panen täpselt 45 sendi peale.
tamiil on nõrgalt pinges ja vajutan kinni. Väga mugav on selle asjaga rakendusi teha. Et kui teil aega vähegi on või isa, ema või keegi äkki teeb valmis. Valmis. Eks ta omajagu võtab see rakenduste tegemine aega, aga selle keti otstarv ongi see, et kui panna siia nüüd üksik suurtina, siis hakkab neid viskajaga, neid sassiminekuid oluliselt rohkem tekkima, kuna kett ei vänderda nii hullult ja ainuke asi, et nende tinade panemisel peate vaatama nüüd, et need tinad üksteise vastu saaksid. Nii see rakenduste tegemine käib. Ja kui teil juhtub mingi sõlm sisse tulema siin püügiaeg ja mis iganes, siis panete, kui on teil sama rakendus, sama ujukiga dubleeritud, siis saate lihtsalt ära vahetada ja kodus pärast uue rakenduse teha. Muidugi halb lugu on see, et ei saa neid tinasid, on väga raske uuesti kasutada. Kohe ma näitan, et kuidas seda asja veel lihtsamaks teha. Minul meeldib muidugi niuke kett kasutada, aga kasutan ka hästi palju oliive. Nii, ülemine kett on valmis. Nüüd vaatan siit omal mõõdupulga pealt 15 senti. See on niisugune klassikaline rakendus, mida ma kasutan seisvas vees ja mõõdukas voolus. Ja ühest asjast veel, et ärge neid tinasid jumala eest siia nii kõvasti kinni pressiga, võite liini katki lõigata, et tunde järgi käib see asi kõik. Nii, ja ongi olemas. Niisugune väga lihtne ja hästi toimiv rakendus. Ja miks see ujuki tasakaalustamine oluline on, kohe räägin. Et kui praegu nüüd kalal panen siia lipsuga otsa, et kala teie konksusööta võtab, siis inertsist, kohe näitan, paneme vähe suurema konksu siia. Mul on lipsud on eraldi lipsupinnalites, siin on 0,10 lipsud peale kirjutatud, lipsupinnalid. Aga kui te alustate püüki või siis ei ole neid mõtet nii palju neid lipsupinnaleid soetada, piisab ühest küll sinna ühte lipsupinnalisse paneb vähemalt 100 lipsu sisse kohe julgelt. Ja lips läheb kiiresti siia A-saasaga kokku, ongi olemas. Nii, näitlikult nüüd niimoodi, et kui kui kala teie konksusööta võtab, siis ta kergelt võtab selle suhu, tõmbab, tinad samas annavad, kui on hästi tasakaalus ujuk, inertsist ujuk vajub vee alla, vabastades lipsu, kala neelab ilusti suhu, samal ajal aagitanud otsas. Neid tühjasid äraminekuid on ikkagist väga vähe. Enamus võtud jäävad kätte. Samas nüüd all on mul väiksem tina, aga see tina suurus võiks olla nüüd selline, et kui kala seda konksus võtab, tihtilugu kala võtab sööda suhu ja hakkab ülesse poole tõusma. Kui ta seda alumist tina nüüd ülesse poole tõstab, ujukist peaks märguanne tulema seal sent-poolteist ülesse poole tõusma ja samal ajal te peate kaakima. Külje peale vedades üldjuhul ka ujuk kukub või siis hakkab kergelt liikuma külje peale, siis peab ka kohe momendil haakima. Et hästi lihtne rakendus, ei lähe sassi. Ainuke asi, mis te nüüd lihtkäsi onge puhul peaksite jälgima, et oma rakendust vette visates, et see tekiks üle pea, siis see
vette kukkudes see rakendus jääb niimoodi. Kui te altkääned viskate, rakendus kukub suht otse alla, võivad need sasid rohkem tekkima. Ei pruugi, aga võivad. Seda on praktika näidanud, et üle pea visates praktiliselt sasse päeva jooksul püüad ühe rakendusega, ei ole ühtegi sõlme midagi. Väga. Ainuke asi, et kuidas need ujukid, mina püüan muidugi seisvas vees seal 1 grammise, 1,5, 2 grammisega latikat, linaskit. Kui on tugev tuul, siis kasutan 3-4 grammist tänu sellele, et tuul seda rakendust külge pidi minema ei viiks. Ja on üks segav faktor veel meie veekogudes, see on niisugune kala nagu viidikas. Kui te spetsiaalselt seda kala ei püüa, siis ta ikka muutub vahest väga tüütuks. Eriti kui te just söödate, siis ta on seal parvede viisidel söödaplatsil ja ei lase sellel kergel rakendusel lihtsalt põhja vajuda. Sel juhul ma olen isegi kasutanud 6-7 grammiseid ujukeid. Natukene aitab, mitte alati, aga teeb püügi võimalikuks sealt põhjakihtidest. Aga kui viidikaga probleemi ei ole, siis valige alati kõige kergem ujuk, mis võimalik on sellesse oludesse ja nii võimalikult raske. Et põhimõtteliselt 1-2-3 grammine seisvasse vett on igati ok, nii särje, latika, linaski püügil. Ei ole mõtet üle pingutada. Siin tihti lugu ma olen näinud vaatepilte, kui siin niisugused vanad kalamehed, härrasmehed käivad püüdmas ja siis on neil seal 10+ ujukit seisvas vees. Ja kõige hullemaks teeb asja see, et neil on veel need rullidega ridvad ja nad püüavad suht nina eest. Et see on tegelikult absurd, et tegelikult kui te saate püügi kaugust valige, siis valige alati lihtkäsiõng, kui te ei pea kaugemalt püüdma. Et ei lähe teil, ei möllade sinna, tamiil ei lähe sinna rõngaste külge sassi ega midagi, et lihtkäsiõng on ainult õige lahendus selleks juhuks. Aga kui püügi kaugus nüüd ületab seda lihtkäsiõnga oma, siis võite kasutada polonjat. Kiires vees on püügi kauguseks saab lihtkäsiõngega püüda, kui püügi kaugus ei ole kauge. Aga üldiselt polonjaga püük, te saate ujukit lasta kui te viskate ülesse voolu kergelt, te saate ujukit lasta nüüd vabastades rullilooga, saate ujukit sama liini pidi alla lasta, kus teil sööt ujub. Et tõenäoliselt seal on palju rohkem kala. Kui te nüüd seda looka lahti ei tee ja seda tamiili kergelt järgi ei anna, siis ujuk lihtsalt tuleb vooluga, kaarega ujub kaldasse. Et see ei ole ka väga hea asi. Et enamus võtta toimub ikkagi söödaplatsist kiires vees allpool, niisugune meeter, 2-3. Et sel juhul kasutage polonjat. Nii, polonjaga on üks ujukiviis on veel võimalik püüda. See eeldab seda, et teil on paat. Paadis näiteks Emajõel latikapüük. Näitan kohe need ujukid kätte. On olemas sellised lapikud ujukid. Need ujukid nüüd lõikavad hästi voolu, on hästi kiires voolus, hästi stabiilsed. Siin on käside omad, siin on Krallusso Sensase ujukid. Et neid ujukeid peaks ka nüüd poodidest juba saada olema. Et need lõikavad väga hästi voolu, on hästi stabiilsed voolus, aga nende tasakaalustamisel nüüd tuleb jälgida, et te panete, jätaks siin, kui teil niisugune klaasvaas on, et te siin selle sama aparaadiga jätaks vee peale siin 1-1,5, siis on ta ilusti tasakaalus. Meil on võistlustel tihti lugu, meil nüüd Eestis võistlustel kohtunikke päris ei ole, aga siin MM-idel ja rahvusvahelistel võistlustel jälgitakse kogu aeg ja lastakse võistlejatel oma ujukid allavoolu lasta. Ujuk kukub, on kohe kollane kaart. Tegelikult võistlustel ei tohi kasutada üleraskustatud ujukeid. Et see on üks tingimus. Nii. Pärast saate selle rakenduse kõik omale juba aspli peale valmis kerida. Selle jaoks on olemas niisugused väiksed asplid. Hästi mugav kaasas kanda. Et see viimane lõpp siia aspli külge kuidagi kinni saada, siis on olemas niisugused väiksed kummirõngad, kus on metallaas otsas. Need on need minu lemmikud, kõige mugavamad. Neid peaks ka poodides saada olema. Need on niisugustes pakis. Need on Stonfoomad,
konkreetselt. Ja selliste ujukite puhul, rakenduste puhul ma nüüd lõpus kasutan väikseid pöörlaid, siis ja kui sügavalt püük on, siis ei lähe need lipsud, kui tõuguga püüdes ei lähe need propellerisse ja välja tõstes ei tõmba kokku ennast. Aga seisvas vees ei ole vaja, piisab sellest A-saasa ühendusest, lihtsam ja mugavam. Selline näeb välja see rakendus. Nii, järgmine rakendus. Muidugi raamatutes ja seal internetis on ka saada olevalt need tinade asetusi. Võite sealt ka vaadata, äkki leiate veel omale midagi sobivamat ja kuidas panna. Et seal on kõik ära toodud, kust maalt see ülemine liin jääb, kust alumised tinad, kui kaugel üksteisest on. Muidugi vooluga vette ma nüüd seda rakendust päris hästi soovitaks. Voolu veekogus võiks olla see ülemine tinakett võiks olla oluliselt allpool siin 15-20 senti. Ja selleks, et voolu veekogus üldse rakendada, oleks vaja neid oliive kasutada. Neid saab hiljem, kui rakendus sassi läheb, vahetate midagi, saate korduvalt kasutada. Neid tinasid on raske korduvalt kasutada. Mul on tehtud siin üks väike karbikene, kus on mul oliivid mõõtudega kirjas. Et konkreetselt nüüd see on mul 4-grammine ujuk. Selle jaoks ma kasutan kas 3,5 või 3 grammist ujukit. Või mis ujukit? Oliivi. Oliivi panen peenem osa ujuki poole. Näitan kohe ära teile. Võtan uue tamiilijupi omale siit kuskilt. Selle oliivi nüüd stopperdamiseks liini peal on 2 võimalust. Olen kasutanud nii üht kui teist. On võimalik oliiv stopperdada liini peale tinadega üles-alla. Üles väiksem tina, alla suurem. Ja kindlasti selle jaoks tuleks nüüd valida pehmemad tinad, et te saate hiljem seda oliivi liini peal vastavalt vajadusele ka kõrgust reguleerida. Aga kõige lihtsam variant on muidugi kasutada neid kummistoppereid. Aga võtta väiksem mõõt lihtsalt, et ta liini peal nii vabalt nüüd ei liiguks, et ta hästi tuugalt liiguks. Paneme üles ühe. Üles üks punn. Nii, alla üks punn. Niimoodi ta peaks jääma. Ja on võimalik nüüd sügavust siin reguleerida vastavalt vajadusele. Et kui näiteks vimmapüük kevadel siin Pärnu ees on, siis ma üldiselt praktiliselt on tagi mul vastu seda aasa. On nii ja siin all on ainult üks tina veel. Komplekt koosnebki sellest, et seda konksu sööta võimalikult nüüd põhja lähedal hoida. Sest nagu teada, vimm toitub täielikult põhjast. Siis kui rakendus ujub koos selle tõugu ja ussikesega mul seal üleval veekihis, siis ma paraku seda kalakest sealt kätte ei saa. Siis tuleski vimmapüügil jälgida seda, et lips oleks põhja peal. Teinekord tuleb ka üks variant on veel, kuidas seda lipsu hästi põhja mööda jooksma saada. On hästi lipsu külge, lipsu keskele, lipsu tagumisse otsa panna üks väike hästi tillukene tinaraskus juurde. See hoiab veel lipsu omakorda põhja pool. Et seda kasutada nüüd kiirema püügilistel jõgedel ja just hästi põhjast toituvate kalade puhul nagu vimm. Turvaseina püügiks pigem nemad on keskvees. Võtavad ka põhjast, aga üldiselt ikkagist põhjast 10 senti ja sedasi. Et seal ei ole oluline, et sinna lipsu külge seda lisaraskust panna. Aga enne kõige tähtsam on ikkagi see ujuki tasakaalu panek, et see on nüüd õngitsemise A ja O. Et kui te seda ei tee, siis lihtsalt väga tihti kuuled kalameest püsib, kuidas kala võtab siis. Et võtab küll, aga otsa ei jää, siis ongi põhjuseks üks see, et see on valesti valitud ujuk esiteks ja siis on ta tasakaalustatud ka muidugi nii nagu teab, kuidas, et paar tina juurde visatud ujuk poolest saati veest väljas, kala võtab, lihtsalt ujuk hakkab teil vee peal hüppama, et ma kujutan ette, et paljudel on seda ette tulnud, et ujuk vee peal hüppab. Lihtsalt ainuke asi, kui väga suur kala tuleb, et ta ei tunne seda nii hästi, siis suudab selle ujuki teil vee all hukutada või mõni ahven on ka suht ablas kala, et sellel on ükstaspuha, mis seal üleval on.
Üks asi veel, mats ujukitest võiks ka veel natukene rääkida. Kuidas seda mats ujukit liini peale panna. Võtan siit ühe ujuki. Matspüügist oli esimeses osas oli siin juttu meil. Matsujuk käib nüüd liini peale, on spetsiaalsed niisugused adaptorid, kohe spetsiaalselt matspüügi jaoks mõeldud. Ja see ujuk läheb nüüd liini peale sellise, all on niisugune klamber, see läheb siit alt läbi, läheb kinni. Alustate püüki, panete selle liini peale, lõpetate püügi, võtate ridva küljest selle ujuk ära, väga mõnus, mugav. Ja see läheb samamoodi nüüd siia liini peale, nende samade kummistopperitega. Ja ma näitan siin veel ühed nüansid ära. Matspüügi puhul, nüüd kuidas haakimine toimub, see on nüüd hästi tähtis. Tavaliselt jäetakse kuskil 70-80 senti kahe kummi vahel, et see ujuk saaks nii visata. Viskemomendil on ta siin all, tinad on ka all, on enam-vähem koos kõik. Vajub põhja, jookseb raskustest siia, ujuk tõuseb ilusti pinda. Kui nüüd juhuslikult kala võtab, siis mitte te ei aagi nüüd läbi liini ujukit, vaid aagite otse liinist seda kalakonksu. Ja jõudes see ujuk nüüd selle liinini, selleks ajaks on teil juba kala otsa, hakkab see ujuk ka kaasa tulema. Et seda peate nüüd matspüügi puhul jälgima, et oleks selline vaba käik sellel ujukil. Et see on hästi oluline. Nii, ujukite poolt oleks nüüd kõik sel juhul, et seisvas vees piklikud, latikapüügil on kohe spetsiaalsed ujukid olemas, vooluveekogudes lapikud ja hästi kiires voolus kasutatakse ka neid ujukeid. Selle ujukiga on nüüd võimalik ka polonjaga püüda paadist. Ainuke asi, mis selle ujuki puhul nüüd, mida ei saa teha ja nende puhul saab, seda ujukit ei saa nüüd kui visata ja vabalt ujutada, et siis ta muutub väga ebastabiilseks. See ujuk ongi nüüd, kui te pidurdate, ütleme ridva ots on siin, see ujuk on nii, et te lihtsalt vaikselt annate järgi, saate tõmmata, konksusöödaga mängitada, siis on ta hästi efektiivne püügiviis. Emajääl latikat mina näiteks selle ujukiga käingi püüdmas. Et selleks on muidugi juba stekkerõnged ja muud ridvad, et sellest me täna ei rääkinud. Et tasuks proovida teil. Emajääle ma julgen soovitada, nüüd nende ujukite mõõdud jäävad sinna 15-25 grammi vahele. Ja nende ujukite puhul nüüd peab jälgima seda ka veel, kui te sellega nüüd lähtegi proovima püüda. Et kuidas teha kindlaks kiires voolus, kas see ujuk on nüüd õige valitud gramm, et see ujuki nurk nüüd veega ei tohi minna väga kreeni, et ta peab ikkagi kukkuma kerge nurga all. Siis on asi toimib. Otse kukub, on ilmselgelt valitud raskem ujuk, et ta võiks jääda hästi kerge nurga all. Ja alati Emajääs toimub latikapüük põhja pealt. Siis kui te loodite selle koha välja omal selle õige sügavuse, kohe on spetsiaalsed loodimistinad, Emajää jaoks tuleks kasutada siin 3-40 grammised loodimistinasid juba. Et kui te nüüd välja loodite selle, siis alati pange 10, 15, 20 sentimeetrit tegelikkusele loodimisele tulemisele otsa tänu sellele, et see liin on kergelt nihkes. Ja ta ei ole täis nurga all, vaid ta on kergelt nihkes allavoolu. Et siis te saate täpselt põhja pealt püüda. Nii, nüüd räägiks vähe konksudest. Et kuidas konksu valida. Seda üldiselt viga nagu teevad väga paljud, et püüavad lihtsalt liialt suure konksuga. Et masendav lausa. Räägid peale räägi, lähed kõrval püüad, sina saad kala, teine ei saa kala. Lihtsalt, kui te valite, konks tuleb valida ennekõige konksule pandava sööda suuruse järgi. Näiteks, kui te püüate ühe tõuguga, siis 14-16 konks, oleneb iga firma tootjal. Mina kasutan Omneri konkse, siin on Chika, Soodet,
Soode Lightis Sintat kasutan. Et siin on üks matš-turnament veel. See matš-turnament näiteks on väga hea tõuguga püügikonks, samuti soode. Aga kui te nüüd, ja konksu võiksite alati valida peenema, sest kui te tahate ka matõlliga püüda latikat midagi, siis te saate, ei pea lipsu vahetama, siis saate sama konksuga edasi püüda. Et mina üldiselt alustan püüki alati 14 konksuga, kui ma lihtkäsikaga lähen püüdma ja 1 või 2 tõuguga. Vastavalt vajadusel hakkan vahetama lipse, kui kala on hästi ablas võtma ja äkki panen 3 tõuku veel konksu otsa, et äkki saan suuremat, sest üldiselt vahest on nii küll olnud, et 1 tõuguga püüdes lihtsalt tulebki seda väikest kala nii palju, pannes see 3 tõuku kala mõõt millegi pärast läheb suuremaks, et ju siis suurem kala tahab suuremat suutäit saada ja pöörab sellele konksusöödale siis tähelepanu. Et alati tasub konksu suurustega, sööda suurustega, sööda kombineerimistega matõlli, tõuku, ussi, tõuku mängida, sest teinekord võib olla päris suur efekt sellel. Ussiga püüdes ma kasutan konkse siin 10, 8, 6, oleneb kõik. Kui ma panen ussi puntra, olen kasutanud ka number 5 konksu, Emajõe peal tihtilugu. Seisvas vees millegipärast see latikas teatud veekogudes seda ussi nii väga ei imusta, et kõige paremad saagid mul ikkagist jäävad seisvas vees siin järvede peal püügis latikal, ikkagist matõlliga olen saanud kõige rohkem. Ainuke jama on selle matõlliga püügil see, et seda väikest kala tuleb ka kaaspüügina väga palju, et siis ma olen ka kasutanud teinekord ussi. Lihtsalt on tüütu, kui lähed suurt kala püüdma ja see väike kala sind kogu aeg tüütab, et siis ja kui see väike kala võtt ära kaob, siis võib kahtlustada, et see suurem kala tuli alla, siis hakkan jälle proovima kas matõlli ja muude konksusöötadega. Et see kalapüük ongi üks pidev mängimine ja otsimine ja sügavuste muutmine ja lipsutamiilidena mina kasutan 0,10, 0,12, 0,14, oleneb kalaliigist. Latikat püüan üldiselt 0,12, väiksemad kala 0,08, 0,10. Linnaski puhul olen kasutanud ka 0,18, aga ennekõige see oleneb ka muidugi ridvast ja veekogus, kui on ikka hästi taimi külge pidi palju, siis võiks valida ka vähe jämedamad rakendused. Eks kalale peab ka mingi võimalus jääma. Ja palju mõnusam on püüda peenemate rakendustega, hoiad hinge kinni, kui midagi suurt otsas on, kasitad, mellad. See ongi see, mis see kalapüügi puhul selle adrenaliidi üles tõmbab. Nii, teeks ühe lipsu ka, ma näitan, tihtilugu on mult küsitud, et kuidas sa suudad sinna lipsu pinnalisse täpselt ühemõõduselisi lipse teha, et tegelikult on asi väga lihtne. Et ma teen kiiresti ühe lipsu. See on paha, siin on mul konksa täis kõik. Võtan siit äkki, siin on mul mõni tühi lahter. Siin on mul 0,12 lipsuga konksud. Siia saab teha. Võtan ühe suurema konksusid number 5 näiteks. Mina söön neid lipse kõike näpu vahel. Mulle need aparaadid ei meeldi. Olen võrdlen nende aparaadi sidumiskiirustega. Mõni sööb päris kiiresti aparaadiga, aga ma olen proovinud ja minul läheb see näpu vahel tegemine ikka oluliselt kiiremini. Et nüüd konksu siduda, siis oleks mõistlik võtta tamiil siia põlvede vahel, hoida teda kergelt pinges aas. Ja mina kasutan alati nüüd labadega konkse. Kohe seletan, miks. See rõngas siin üleval on üldiselt osutunud niisuguseks võõrkehaks. Keeran 7 kord ümber, siit pistan läbi. See on tüüpiline konksusõlm, seda on igalt poolt leida netist asjadest. Pingutan ära. Ja ma neid aparaate ka nii väga ei usalda. Enda seotud sõlm on alati kindel. Nii. Et milleks kasutada nüüd labaga konksu, on sellised asjad nagu konksu vabastajad. Ja kui seal üleval on rõngas, siis ta ei jookse mööda konksu säärt siia konksu kaareni.
ja väga raske on seda konksu sealt kala suust välja saada. Mina kasutan konksu vabastamiseks. See on mul pandud siia rinna külge, hea võtta, retriiver selline, neid on kalastuspoodides müügil, et väga mugav. Et kindlasti jääb kala ellu, tasub osta omale selline asi. Nii, lipsust lähemalt siis. Et kuidas see lips nüüd lipsupinalisse panna, kui ei ole kuskile seda konksu sisse vajutada. Lipsupinalisse on niisugused aasad, siin on mul kuni 30 sendini lipsud, 10 kuni 30 on võimalik teha. Teeme 30. Panen konksu siia kinni, tõmban siit ülevalt soovitud pikkuse pealt üle aasa. Nii. Näppu peale jääb mul nüüd selline aas. Nii, tõmban seda paar milli kokku poole. Hoian kogu aeg seda aasa paigal. Teen samasuguse 8 sõlme siia. Võite seda sama asja kasutada, võite mitte. Nii. Kui tahate, et kõik lipsuaasad oleks ühesugused, see ei ole muidugi oluline, aga mõne jaoks on. Panen siia vahele. Nii. Pingutan ära. Nii, ja saangi panna konksu lipsupinalisse. Teeb kergelt pingesse siia, ei tule ära, ilusti seisab siin. Ja ühte vahesse ma siin saan panna kuni 10 konksu. Konkreetne lipsupinal mahutab mul siin 70, 100, 130 konksu on võimalik lipsu siia teha. Pluss miinus siin 10, võib-olla mahutab natuke rohkem. Et väga mugav, kompaktne, hea kaasas hoida. Õhtuti natuke kätetööd, ei ole teil vaja kalal ühtegi konksu siduda, väga hea mugav. Nii, konksuvabastaste loodimistinadest oli juttu. Loodimistina kindlasti. Muidu te ei suuda õige sügavuse pealt kala püüda. Eriti oluline on see latika puhul, linaski puhul, kes on põhjast toitujad. Särg leidub igas veekihis. Nii, ma arvan, et olin teile abiks, eriti algajatele, kes ei oska veel otsustada, mida poest omale soetada, mismoodi see asi välja näeb. Et edaspidi on meil samuti plaanis teha väikseid videosid, õppematerjale siin tootma hakata. Et palukski teie abi, et äkki mingi väike tagasiside, et millest võiks veel rääkida. Kindlasti me nüüd kevadel räägime söötadest, söödalisanditest, siirupid, kõik muldadest. Kuidas, millal, mida kasutada. Siis kindlasti tahaks teha nüüd talvisest püügist, kirbuõngest väike jutt, rääkida võib-olla siin erinevatest võimalustest, talvisest püügist, ahvenat, latikat, särge. Suvel ma üritan teha veel mõned videod siin äkki latika püügist, kuidas linaskit püüda. Särjepüügist me korra juba tegime, üritaks võib-olla veel teha just jõgede peal. Võib-olla öisest püügist mõni video. Ega neid videosid on päris keeruline teha, et ei ole nii, et lähen ja teen, et selleks tuleb kindlasti ette valmistada. Aga me üritame anda ennast paremat ja teid kurssi viia oma tegemistega. Selleks korraks ma lõpetan. Mis seal ikka, praeguses raskes olukorras, olge terved. Ja aitäh, et vaatasite. Jälle kohtumiseni.